stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Juhendan siis paari sõnaga sisse Heimar Lengi show. Imestamist tõenäoliselt jätkub, vähemalt Heimar lubas, et nii on ja ma pean siis valjuhäälselt siin imestama hakkama kõikide Eesti riigi suursaavutuste ja tulevaste vägevate businessplaanide üle, mis on päevakorrale tõusnud ja ka päevavalgele imbunud, aga ütlen siis ette ära, et on kena kevad hommik. Kuupäev on ümmargune, 25. on maikuu päev ja ilm on õues ilus, lind laulab, rohi kasvab mühinalst, on ka vihma tulnud, nii et ega rohkem ei oska midagi tänase hommiku kohta lisadagi, kõik ülejäänud ütleb juba Heimar Lenk. Tere hommikust, head Kaguraadio kuulajad, nii palju kui meid on siin üle Eesti ja ma tean, et see mõned kuulavad Ameerikas ka ja nii edasi ja Tallinnas ka kuulavad ja et see on tore, ütleme siis välja omi mõtteid, mida me siin Lõuna-Eestis Vene piiri lähedal siin suvehakul või kevadel ütleme. Praegu on jah, kuidas nüüd, see on see ilus sirelite ja meil pojenge vist veel ei ole. Sirelite õitsemise aeg on. Ja tõepoolest Meelis juba ütles, et tuleb imestada, ta kohe hakkab ka imestama, kuigi ta on juba asjaga kursis natukese, aga ma arvan, et ka meie raadiokuulajad imestavad. Et nüüd on niimoodi, et statistika on tore asi ja numbrid on ka toredad asjad, kui nad meile meeldivad ja siis pakuvad nagu meelehead või head meelt. Aga kui nad tulevad sellised, mis jällegi iseloomustavad seda meie Eesti tänase päeva elu, siis panevad nagu mõtlema ja natukese nagu kukalt kratsima ja imestama selle üle, kuidas me oleme sinna jõudnud. Ja nüüd ongi head kuulajad, paljud võib-olla ei ole tähele pannud, ma hommikul kuulasin mõningaid Eesti raadiojaamu, nendes täna esmaspäeva hommikul tähendab 25. mail. Ja seal ma küll ei pannud tähele, et keegi oleks sellest teemast laiemalt rääkinud, võib-olla Meelis siin enne mind rääkis juba ei tea. Aga nüüd on tulnud selline statistika, et me oleme tõusnud jälle ühe näitaja poolest Euroopa Liidu mitte ainult esimeste hulka, vaid päris esimese hulka. Ja see on nüüd uus uurimus, mis teeb meele päris kurvaks. Tuleb välja selle uurimus, ma nüüd loen täpselt, et mitte eksida, siis on selle uurimuse tulemus, öeldakse ühe lausega, rikkaima elanikkonna sissetuleku osakaal Eestis on 8,3% ja see on kõige suurem Euroopa Liidus. See uurimus tahab muidugi lahti rääkimist ja analüüsimist ja kuulajatel endal lugeda, täna on ta internetis üleval, aga see tähendab seda, et me oleme tõusnud Euroopa Liidu esimeseks numbriks oma nii-öelda ühiskonna rahalise, ütleme siis, mitte killustatus, vaid meil on siis tekkinud ülirikkad ja vaesed ja väga vaesed, võiks öelda. Ja siin juurde tuleb nimetada veel seda, et 10% ainult Eesti rikkaist omab tegelikult Eesti kogu varast ligi 60%, 56%. Nii et Eesti, üle poole Eesti rikkusest on 10% väga rikaste inimeste käes ja see tuletab meelde nüüd seda aega, mis oli esimeses Eesti Vabariigis või vanasti öeldi kodanlikus Eestis, see oli ka sügavalt kihistunud riik, kus elasid ülirikkad, vaesed ja väga vaesed. Ja keskklassi meil peaaegu enam, nagu öelda numbrite või analüüsi järgi peaaegu enam ei olegi. Ja huvitav on see, sellel pühapäeval on Edgar Savisaare 76. sünni aastapäev, kindlasti minge Võnnu kalmistule, kellel aega on siin Lõuna-Eestis, sinna on Edgar Savisaar maetud. Ja mina lugesin tema ühte materjali siin just eile ja seal tema hoiatas 1991. aastal, hoiatas Eesti maad ja Eesti riiki ja Eesti rahvast, et meil tuleb suur kihistumine ja kuigi Edgar ise tahtis keskklassi hakata väga arendama ja üles ehitama, nägi ta juba 91. aastal, et sellest keskklassist Eestis suurt midagi välja ei tule, sest nagu ta ütles,
eestlased võtsid selle raha jumala liiga kergekäeliselt vastu ja tahavad ka ise siis rikastuda. Nii et meil on üks suur rikastumise tuhin peal, samal ajal me põhiliselt ise ainult sellest vaesume. Ja Meelis, mul ongi nüüd sulle siis küsimus, et kas sa imestad selle üle, et me kohe nüüd kõige kihistunum riik Euroopas, Prantsusmaa on selja taga, Saksamaa on selja taga ja me oleme kõige kihistunud ja siis, eks sa juba lugesid, Euroopa Liidus väljaspool on muidugi Gruusia kõige kihistunum, aga see oli juba nõukogude ajal, me seda teadsime ja umbes panime tähele. Aga nüüd, et Eesti, kes me oleme nii vaesed, et paljud ei jõua osta enam igapäeva tarbekaupu ja nüüd järsku selline kihistumine. Eks ma ikka imestan, aga enne seda ma imestasin ikka päris mitu aastat kogu aeg iga kord, kui räägiti Eesti keskmistest palkadest, et kuidas mina selliseid isikuid, kes saavad keskmist palka või natuke suuremat, niivõrd vähe tean, et mismoodi see keskmines välja tuleb, aga nüüd siis on selgus majas, et need ülirikkad ajavadki selle keskmise palga kõrgeks. Sul on õigus ja eile ma kuulasin ühte raadiosaadet, seal EKRE isa ja poja saade ja seal nemad Riigikogus sel nädalal või lõppenud, eelmisel nädalal tähendab, ka arutasid, tuli välja, et pooltel Eesti elanikkonnas, pooltel pole pangas üldse hoiust. Või kui on, siis ainult igapäevaraha. Sul on või? Mul on, ma loodan, et alles jääb. Et siin ju iga päev midagi võib juhtuda. Vaata, et Euroopa Liit ei hakka rahareformi varsti tegema. Ikka võib juhtuda. Ja ikka võib juhtuda. Ja siis panga statistika on selline, et muidugi need ülisuured hoiused on, aga siis teine pool, kellel on hoiused, nendel on ka siis niimoodi seal 1000 või 2 või natukese sellega, aga kui paned rikkad siia juurde, siis tuleb jällegi imestatakse, oi, kui suured hoiused on eestlastel pangas. Tegelikult rahval pole mitte tühjagi. No mul ei ole, ma ei pea selle pärast muretsema, et mõni päts, et mida ei kätte saaks. No asi on selles, et vaata hoiused ja praegu kõik ju sulavad kokku. Sul ju need sissetulekud ka pannakse panga peale, panga arve peale. Meil pole õigust isegi oma palka enam välja võtta, ilma et sa selle Swedbanki või siis Swedbanki kannaks üle. Need mehed kasutavad seda raha pidevalt, rikastuvad pidevalt, elavad üha paremini, aga sulle ei maksa mingit protsenti. No, palgaraha on ju kõigil Eesti pangas. No, mitte Eesti, meil polegi Eesti Pank õige. Ei ole. LHV oli see, mis ka hakkab kukkuma ja siin. LHV või? No LHV siin oli nüüd see lõhmus ja kõik need karjuvad seal midagi, et tuleb öösel ja pühapäevadel ka tööl käia. Ja. No jah, tänu sellele nad veel püsivad, et pühapäeval tööl käivad. No see, tema ise ei käi, aga siis need alluvad peavad käima, peavad olema patrioodid. No, ta ise ei elava vast Eestiski. Ei ole, nad on ammu tolmu müükinud siin. Kõigil on kuskil Euroopas või Hispaanias juba kodud olemas, igaks juhuks, et mine tea, mis sellest riigist saab. Et niimoodi on. Aga siin ma tulen koos või toon siia kõrvale sulle veel ühe näite ja seda sa pole tähele pannud võib-olla, kuigi see oli sel nädalal. Jälle statistika ja jälle, praegu me oleme kihistumiselt tähendab, mis on väga negatiivne number. Selle koha pealt me oleme nüüd esikohal. Ja nüüd tuleb veel välja, et selle esikoha kõrvale, õigemini mitte esimene, teine, kolmas koht, Eesti jagab seal kellegagi, on nüüd hoopis uus näitaja juba ja see on üllatus, ma ütleksin. Ma tsiteerin, et mitte eksida, et keegi mulle pahaks ei pane, ma võtan selle nüüd meie internetiportaalis, see oli Delfis, tsitaat, Eesti laste heaolu on Euroopa Liidu riikidest kõige halvem. No mul oli see üllatus. No jälle siin on suured uurimused tehtud ja tuleb välja, et üheski teises Euroopa riigis ei ole laste ja noorte vaimne heaolu nii kehv kui Eestis. 26. kohal me oleme ja samal ajal ka materiaalne. Ja edasi tsiteerin veel, me oleme ka lõpus Eesti laste ja noorte füüsilise tervise poolest ja noorte suitsiidsus või siis enesetappude arv on meist suurem vaid Uus-Meremaal, no need riigid, mis on uuritud. Ja siis keegi ei tea, mis teha, mis põhjused on muidugi ja meil on õppenõustamise portaal Rajaleidja
ja see juba hoiatasin mitu aastat tagasi laste olukorrast, seda ka varem, ja kuulame korraks, Meelis, paneme käima üks väike helilõik, mida ütles Rajaleidja keskuse juht Tiina Kütsin 2 aastat tagasi laste ärevuse kohta. Kuulame hetkeks. Sõnapaar vaimne tervis on viimasel ajal olnud vägagi kasutatav ja on palju räägitud sellest, et vaimse tervisega on raskusi nii täiskasvanutel kui ka lastel ja noortel inimestel. Eesti laste vaimse tervise uuring, mis TAI poolt 2022. aastal läbi viidi, ütleb, et peaaegu veerandil Eesti lastest võib näha ärevuse või meeleolulanguse sümptome. Juba päris väikesed lapsed, lausa koolieelikud, on sageli kimpus rahutuse ja ärevusega. Hästi küll ei saa, mida see tähendab, juba koolieelikud on siis stressis, nagu ma aru saan. Ja kui ma nüüd viskan pilgu tagasi, no mina elasin põhiliselt nõukogude ajal siin Eestis, no mina küll ei mäletanud, et ise olin ajakirjanduses ja olin ikka statistikale lähedal, kui keegi ütleb, et et neid asju ei avaldatud, no vähemalt seltskonnas ikka kuulsid neid numbreid, aga mingisugust muret laste enesetappude üle, no nõukogude Eestis küll ei olnud, seda ma võin öelda. Ja see, et eelkooliealised on stressis ja ärevad ja nii edasi, no paneb imestama. Ja nüüd selle loo juures olid ka kommentaarid ja kommentaarid on väga elulähedased. Üldiselt muidugi need kommentaari ei jõua keegi lugeda ja nad on väga rumalad aeg-ajalt. Aga teine asi on see, et aeg-ajalt peab jälle nendele pilgu peale heitma, saad teada, millest siis rahvas mõtleb või kuidas rahvas mõtleb. Ja mis nüüd rahvas selle laste selle suitsiidsuse kohta ja siis selle ärevuse kohta ütleb, näiteks paar kommentaari siin. Reformierakond sai võimule, esimese asjana võttis maha laste huvi hariduse raha. No selge, kus see laps siis läheb, eks ju, läheb tänavale. Teine kommentaar ütleb, perekonnad on niivõrd närvilised ja stressis ja lapsed saavad pere sisepingest osa. Ja pinged väljenduvad siis koolis ja muus sotsiaalses käitumises. Ja kõik kodused mured, rahamured, töökohaga seonduv, mure homse päeva pärast kandub lastele üle. Kolmas kommentaar. Kärgpere, mis meil nii moes on, kärgpere lapsed ei suuda 4 lapse vanema meele järgi käituda. Laps ei suuda harjuda, et tal on 2 isa ja 2 ema. Ei tea, keda siis rohkem armastada. Laps tahab ema-isa endale vaid. Ja veel üks kommentaar. Aitäh Reformierakonnale ja Eesti 200-le, nüüd helpige oma töövilju, sest et on tähtis vaid raha Toompeal elavatele ja töötavatele inimestele 10 000 ja pluss veel juurde, aga lastele raha ei jätku, on meeletu mõelda, kuidas miljoneid keerutatakse, aga kuhu vaja, siis raha ei jätku. Veel üks kommentaar. Imestage, et noored jõlguvad Tammsaare pargis. Kahjuks kõik sporditegemise võimalused ja nüüd ka muuseumide külastamised on tasulised ja tegevuskulud on väga suured. No ja nii edasi. Ja veel üks kommentaar muidugi, mis on väga tähtis Eesti rahva tuleviku suhtes. Vikerkaare värvi lippe lehvib ja rullitatakse meil ikka ja juurde. Selles oleme me vähemalt Euroopas esirinnas. Aga lapsed, see on eestlaste jaoks nüüd nagu umbrohi, küll kasvavad iga ilmaga ja ilma ema-isata. Ma tean, et siin vist 1. juunil lastekaitsepäeval tuleb jälle üks geideparaat Tallinnas vist. Viljandi nagu keelas ära. Ja nüüd siit edasi tulebki nüüd jutt, et meil on sõjakulud väga suured. Eesti oli initsiaator, et 5 peale tõsta neid. Ja nüüd, mis on juhtunud? Eesti rahvaarv juurde ei kasva. Ma vaatsin Tõnu Kaljuste täna Delfi portaalis, on väga mures, et ta ka juba küpses eas mees ütleb, et temal on väga selline tähendab halb tunne, et ta tunneb ka, et Eesti rahvas hakkabki välja surema. Et kui vaadata 50 aasta pärast, mis on, et siis ei julgegi tänased noored enam tagasi vaadata, et kuidas rahvaarv on vähenenud. Ja samal ajal, nüüd on statistika, Poola rahvaarv oli 1950. aastal 25 miljonit, täna 40 miljonit.
kuidas nemad siis arenevad? On kritiseeritud Iraani, no ta on muidugi teise kultuuriga riik, aga ikkagi 1950. aastal 16 miljonit, täna 90 miljonit. Sudaanis 50. aastal 37 miljonit, täna 230 miljonit. 5 korda on kasvanud Vietnami rahvas. No ma saan aru, et nad on seal Aasias osa ja kõik, aga no Poola ja no arusaamatu, mis on juhtunud. Ja nüüd on üks kommentaar, kes ütleb niimoodi, no ta on niisugune, paistab, et selline intelligentsem härrasmees, kes kirjutanud ja ütleb niimoodi, et tundub, et Eesti juhtimisel viimase 30 aasta jooksul on midagi eksistentsiaalselt valesti tehtud ja meile on müüdud mingid valed ideed ja valesti kasvatatud. Me oleme eestlased jõudnud tupikusse nii pensionäride, perede kui lastega. Ja nüüd on huvitav, ma kuulasin eile Kuku raadios, Veidemann rääkis seal ja oli veel paar intelligenti arutasid ja Rein Veidemann ütles niimoodi, et tema, ta on ka nüüd juba 80 lähedal laulva revolutsiooni üks siis kangelastest ja ta ütleb, et ma ei näe nimesid noorte seas, kes võiks Eestit edasi viia. Sa näed kedagi noorte seas, kes näiteks praegu Eestit võiks arendada või uut laulvat revolutsiooni teha või Põlvas revolutsiooni teha või? Mis ma ei näe, ikka näen. Põlvas on meil noor vallavanem, see teeb siin revolutsiooni, nii et vähe pole. No tema on väga, mulle tundub, et tal on neid mõtteid palju, ma ikka kuulan, ega sa teed taga tihti ka intervjuusid ja need on hästi pikad. No ikka pikad, ega siis juttu jätkub kauemaks. Jah, et siis sa arvad, et on noori, kes elu edasi viivad? Muidugi arvan, ma olen ikka seda meelt, et asi pika peale vähemalt hakkab arenema. Aga Meelis, ma küsin konkreetselt sinu käest, palju siis on noori inimesi, kes sul siin raadios kaastööd käivad tegemas ja raadio vastu huvi tunnevad? No jah, aga meil ei ole nii väga noortepärane raadio. Esiteks siin ei mängita rap-muusikat praktiliselt üldse, mis on noortele meelepärane. Ja eks neid on aja jooksul käinud ka siin ja noortel on oma kooliraadio vast olemas, nad käivad seal. Kuule, sa raadioühina ei tohi olla nii, kuidas sul öelda, nii leige vesi. Mis mõttes sul leige? Ei ole siin ühtegi noort ma näinud. No praegu antud hetkel ei ole jah. No ja siis kui ma Põlvasse 26 aastat tagasi tulin, siis oli vist. No sa käid valel kellaajal siin, sa ei näe neid noori. Siis oli sul Tartu Ülikooli need tudengid, oli kohustuslik praktika, eks ju. Jah, aga nende selline praktika on ära jäänud, muidu nad oleks siin raudselt kohal. See on õigus, aga miks ma selle üle mõtisklen praegu? Põlva on üks ju väheseid kohti Eestis üldse, kus on jäänud veel alles oma sõltumatu raadiojaam, Kaguraadio sinu juhtimisel. Ja miks ei võiks Põlvas näiteks olla tegelikult noortel väga suur huvi raadio vastu ja raadioringid olla ja ma olen mõelnud isegi Põlvas võiks olla raadio ajakirjanduse eriala koolis. No tegelikult baas sinu juures ju mitte minu juures, vaid vähemalt siis, kui Toomas Nigola oli siin oma kooliga ametis, nüüd on ta kahjuks Pärnus ja Tallinnas tegutsemas. Ja, et tema seal omas koolis ju tegi seda raadioõpetust minu mäletamist mööda. Et jah, see võiks olla. No ma tulin noorte peale sellepärast et Veidemann ütles, et ta ei näe ühtegi nime, kes võiks Eestit edasi viia või korraldada uue loominguliste liitude selle konverentsi, kuidas ta meil oli seal Toompeal. Pleenum, eks ju oli. Ja siis kõik teised saatekülalised ka olid nõus, et enam Eesti intelligents selliseid pleenume korraldada ei suuda. Aga miks ma seda tegin, et rääksin praegu selle noorte teemal, tuleb välja, et näed, midagi ikkagi on. 20-aastane noor Kevin Tihamets on tema nimi. Kevin Tihamets. Ja 19. mai Postimehes kirjutab ta sellise artikli ja imestab, mille üle ka mina olen imestanud. Me ütleme, tihtipeale ma kuulen, kus inimesed ütlevad, pole viga, saame hakkama, küll me hakkama saame. Ja seda ütleb mõni vanem proua või vanem mees, kes võib-olla on juba ise pensionil, küll me saame hakkama. Ta on nii leplik, aga ta ei saa aru sellest, et ta ei pea hakkama saama. Ta on eluaeg maksnud häid makse riigile ja tal on õigus praegu mitte hakkama saada, vaid hästi elada. Ja nüüd see noor Kevin Tihamets tuleb välja umbes samasuguse väljendiga, pole hullu,
Noh, ka eestlased ütlevad, et pole hullu. Ja nüüd Kevin Tihamets kirjutab, pole hullu on peaaegu nagu rahvuslik väljend juba. Ma arvan, et homne Eesti ei vaja rohkem seda sõna pole hullu ja ei vaja rohkem ka vaikimist. Ta vajab rohkem ausust, mitte ainult poliitikute kõnedes ja telesaadetes, vaid ka igapäevaelus, äris ja töökultuuris. No, mis on jumala õige, eks ju. Ja oleks vaja rohkem vestlusi sellest rääkida, miks paljud noored tunnevad survet välismaale minna. Miks Eestis tundub edu tähtsam kui elu tähendus? Seda ütleb 20-aastane noor Kevin Tihamets. Ja nüüd ta ütleb niimoodi veel noormees. Riigi tulevik ei sõltu ainult majanduskasvust või uutest leiutistest. Riigi tulevik sõltub sellest, kas inimesed tahavad siin päriselt elada, kas nad tunnevad, et neid kuulatakse ja väärtustatakse riigi poolt. No vaat mina ei tunne, et meil inimesi väärtustatakse riigi poolt. Nii et kuldsed sõnad tuleb välja ikkagi, et Veidemannile tuleks soovitada, et ikkagi üks mees, Kevin Tihamets on olemas, kes siis Postimehes võtab sõna. Ja siin tulebki mul nüüd järgmine teema või sujuvalt me läheme üle, me ei tee teemade kaupa saadet. Et siin tekibki nüüd see tunne, et nagu see 20-aastane poiss ütleb, Eestis napib ausust. Rahvaga ei räägita, meedia räägib pooltõdedest, ajalehtedes on lugeja kirjade rubriik ammu kadunud, Kuku raadios on sisse helistamine ammu kadunud, Vikerraadios on sisse helistamine või rahva arvamus ainult 10 minutit päevas ette nähtud, aga tavaliselt jääb aega sinna 7-8 minutit, 3-4-5 inimest. Et tähendab, riik ei julge rahvaga rääkida. Ja rahvas saab nüüd, eks ju, selle, muide sa võiksid ka teha sisse helistamise rubriigi Kagu raadiosse, las rahvas helistab, kirub. Ega ma ei taha seda kirumist. No vaat näen, Jorubiljonne siia käima. Ei täpselt, oli kunagi Vingu viiul, oli Vikerraadios, väga hea saade oli. Ma tean. No aga see ajas üle ääre ja nad ei suutnud vastata otse eetris enam. Ega ma ka ei jaksaks ilmselt vastata, siis ma pean sind kutsuma siia vastama. Kuule, ma tuleks hea meelega, aga oleks populaarne saade. Kindlasti oleks. Oi. Ja kuule, siis paneks reklaamid ette ja taha ja see hakkaks õitsema. Aga meil on olnud aegade jooksul seda sissehelistamist küll, aga just sellel põhjusel, mis ma praegu ütlesin, et ei jaksa Jorubiljonnide juttu kuulata, siis kuidas need olid? Seda ei ole. Mis jonnid? Jorubiljonnid. Jorubiljon, no sa tead seda lastelaulu siis või? Ma kirjutan üles Jorubill. Jorubill, jah. Jorubill, mitte loll, vaid Jorubill. Jonn, jah. No. Kriipsu Kaarlist laulutekst. Vaat. Ja siis ongi niimoodi ja uudistest sa midagi teada ei saa või midagi saad. Poolikud uudised on kõik. Venemaa kohta on absoluutselt ainult negatiivne. Lähis-Idas me oleme kõik Iisraeli poole kaldu ja Kaja Kallas siin räägib meile ka niivõrd ühekülgset juttu. Ometi peaks olema Euroopa Liidu välisasjade kõrgem juht ikkagi nagu tasakaalustama. Teda kuulasin siin nädalavahetusel. Paned raadio kinni. Niisugune ühepoolne kiidujutt käib. Ja praegu näiteks on nüüd, kui me räägime raadiouudistest ja asjadest kõik, siis praegu tänane uudis on nüüd, et kuidas moodi Venemaa ründas Kiievit. Rakettidega seal kõik need mitte ainult droonid, vaid ka need kinžaalid ja siis arešnikud ja kõik need kõva rünnak oli. Ja samal ajal viimastel päevadel, reede öösel vastu laupäeva vist oli rünnak Luganski oblastile Ukraina droonide poolt ja mitte droonide, vaid rakettide poolt. Staroberski linn, see on Luganski nende vabariigis, nõnda nimetatud vabariigis ja seal 86 inimest sai siis seal tähendab ohvriks langes ja see oli tütarlaste kolledži ühiselamu ja kooliga kokku ehitatud ja seal siis 21 tüdrukud on surnud, rusude alla jäid kõik ja siis üks rakett tuli ära ja siis lasti veel 2 tükki sinna veel juurde ja teada oli muidugi, et seal ei olnud mingisuguseid sõjalisi objekte. Öeldakse, et see oli lihtsalt spetsiaalselt selline
oligi selline rünnak ette nähtud. Nüüd Eesti raadios ma pole selle kohta peaaegu mitte midagi kuulnud ja Eesti siin meedias, aga samal ajal oli juba siin pühapäeval oli vist juba ÜRO peaassamblee istung, mitte peaassamblee, vaid ÜRO kutsuti kokku seal need ja võeti see küsimus üles, tõsteti, riieldi üksteisega, aga see, et nüüd Kiievi kohta tuleb ÜRO kokku siin homme või ülehomme, see meil raadiotes kõlab, aga samal ajal teine suur õnnetus, muide kohale sõitis 50 ajakirjanikku 19 riigist. Ja samal ajal, nagu ma kuulasin, kohe räägin edasi, tähendab 50 ajakirjanikku, aga CNN ja BBC keeldusid sõitmast. Nemad ei näita neid Ukraina sõja poolt tehtud koledusi. Nemad näitavad ainult Venemaa poolt tehtud. Et ma räägin, et milline kallutatus on praegu informatsioonil ja nüüd ma toon selle Eesti olukorra. Meil on siin ju väga arenenud elanikkond. Ma arvan, et enamus käib internetis. YouTube on neid tütarlaste selle kolledži ohvrite pilte ja neid kahjustusi sealt täis, veriseid lapsi ja surnud lapsi. Rahvas ju teab, rahvas kuuleb, rahvas näeb, aga ametlik info ei tule välja. Ja mul on Meelis tead, missugune tunne tekkinud. Või õigemini, mis mul on nagu pähe tulnud. Mulle tundub, et Eesti ajakirjandus praegu nii internetis ja ajalehed need räägivad kõik üleilsetest asjadest tavaliselt uudistega, nad jäävad maha, nad lihtsalt dubleerivad neid interneti väljaandeid, aga mul on tunne, et meil on informeerituse asemele saabunud selline manitsuslik ajakirjandus, mis manitseb ollagi niimoodi, et pole viga, küllap saame läbi ja pole hullu. Ja umbes samasugune asi nagu päris orjuse ajal oli ju talumees aeti pühapäeval kirikusse, seal ta pidi vaikselt istuma müts käes, kui tal mütsi oli, istuma siis koos oma laste ja naisega, kuulama kirikuherra siis seda jutlust ja kus kogu aeg viibutati talumeeste poole, ole sa vagusi ja ära sa mõisaherra vastu midagi ütle ja mis sinul on kaasa arvata siin elus või mõelda, et mis sina oled, sa ei ole keegi, aga ole ainult vagusi, ära sa mõtle oma peaga. Ja mul on praegu tulnud samasugune tunne, et Eesti ajakirjandus on samamoodi, on muutunud propaganda selliseks väljaanneteks, on muutunud kõik. Ma ei ütle, et see on nüüd ainult ajakirjanike süü, mulle tundub, et see on ka ikkagi tuleb kõrgemalt poolt, Toompea poolt, kes kogub peatoimetajad kokku ja siis räägib ära, kuhu suunas minna. Ja see vaene talumees siis istus seal kirikus ära, kuulas, oli siis nii surutud maha ja sai aru, et ta valesti mõtleb, et ta peaks olema eluga rahul ja kiitma mõisahärrat ja tsaari või kuningat, kes hetkel on võimul. Ja pärast seda sai ta siis hetkeks, tunniks või 2 pani siis hobuse sinna sidus kinni, läks siis kõrtsu, tegi seal siis paar toop on liiga suur vist. Tegi seal natukese viina, jõime teiste meestega, lapsed väljas kuulasid ja istusid ja kas sisse kutsuti, ma ei tea. Ja see oli kogu tema elu ja siis ta läks koju ja ta pidi nädal aega kogu aeg teadma, et see, mis kirikus öeldi, see on õigus. Ja nüüd me peame ka teadma, see, mis öeldakse raadios või internetis on õige, aga ta tegelikult ei ole õige. Ja kui siin Priit Hõbemägi, Postimehe peatoimetaja siin paar nädalat tagasi julges öelda, et Ukraina on oma propagandaga liiga ülbeks läinud ja käib meile liiga peale, siis nüüd kuuleme, et ta vahetatakse välja. Tuleb välja, et ikkagi seda suunda ei tohi võtta. Et ma tahan öelda, et meil on väga kallutatud informatsioon ja samale järeldusele on tulnud ka Nõmme raadios Andres Raid, tuntud ajakirjanik ja rahvusvaheline mees. Kuulame, mida Andres Raid selle meie informeerituse kohta ütles. Robert Nikolajev ütleb, see on väga tore, et meil on Robert Nikolajev, kes ütleb meile välja ühe sellise tõe, mille peale naljalt ei tule. Tallinna ööelu, alustame uuesti, püüame ilusti öelda. Tallinna ööelu vajab inimesi, kes selle eest seisavad. Huvitav, Tallinna ööelu vajab, kõigepealt ööelu, mida ikka vajab.
võib-olla inimesed on need, kes vajavad ööelu, on teatud sellised romantiliste kalduvustega inimesed, kes otsivad just ööelu, kes mida selle ööelu all silmas peab, mõni peab pordumaju, mõni peab seda, et baar või diskoteek peab hommikuni lahti olema, aga sõnastatud on suurepäraselt, me räägime jällegi keelest. Tallinna ööelu vajab inimesi, kes selle eest seisavad. Aga päevaelu eest näiteks või kas selle eest ka keegi seisab või? Riigikaitsekomisjoni esimees, kes on meil Stoicescu, uskumatu. Me ei tsiteeri neid ammu, ei Rainer Saks ega kes nad seal on, sellepärast, et sealt on tulnud 4 aasta jooksul sellist juttu, mis ei võimalda neid kuidagi moodi ekspertideks liigitada või neid niimoodi nimetada, aga olgu pealegi. Aga siin on jällegi puhtkeeleliselt. Riigikaitsekomisjoni esimees ütleb, kui käimas olev Venemaa agressioon lõpeb, siis tõenäoliselt algab teine. Huvitav küll, me oleme kogu aeg rääkinud sellest, et Ukraina peab sõja võitma. Ta võidab selle sõja. Siis Ukraina alustab uut agressiooni või kes on siis see, kui Ukraina võidab sõja, Venemaa on kapituleerunud, Karise kombel põlvili surutud, Kallase kombel tükikesteks tehtud, siis kes seda uut agressiooni alustab? Äkki meie või? Ei, Ukraina või kes? Veel kord, kui käimas oleva Venemaa agressioon lõpeb, siis tõenäoliselt algab teine. Juhtkiri ütleb, Delfi muidugi. Võidupüha paraad näitas, et venelaste ajaloolisest triumfist pole enam haisugi järgi. Millisest triumfist räägitakse, venelaste ajalooline triumf? Kas sellest, kuidas nad marssisid Pariisi või on äkki mõeldud 9. maid, kus tähistatakse võidupüha, võitu teises ilmasõjas, aga millisest triumfist jutt on, ei ole aru saada. Järjekordselt mingisugune pealkiri, juhtkiri suisa, millest ei ole võimalik aru saada. Nii, otsepilt. Kristen Michal ja kõrged külalised arutavad Lennart Meri konverentsil, mis saab NATO-st. No vaat Kristen Michal ei ole ilmselt see isik, kes arutab selle üle, mis NATO-st saab. Selge on see, et Kristen Michal on nüüd küll see kõige viimane, kellest NATO puhul midagi oleneb. Muide, Postimehele tuleb küll väike kummardus siin koha peal teha, võib-olla isegi suur. Sellepärast, et nad olid ainsad, kes Eesti ajakirjandusest sellele tähelepanu pöörasid, kuna Jermak, kes oli tegelikult kogu Ukraina riigi hallkardinal, kes töötas koos praeguse presidendi Zelenskiga juba kvartal 95 ajal, siis kui nad veel show businessis aktiivselt tegevad olid ja kes oli sisuliselt kogu Ukraina juhtimise taga. Suured protsessid on praegu käimas. Ja millegipärast jälle Postimees on meil selles mõttes tubli olnud, et ta on ka selle kandi pealt meid natukene harinud. Neid, kes otseallikaid võib-olla nii palju ei loe või üldse ei loe. Sellepärast, et kui ilma selle Postimeet loed näiteks ainult teisi mingisuguseid pealmisi väljaandeid või kuulad ainult riigiraadiot või jälged ainult riigitelevisiooni, sest nendest asjadest sa praktiliselt mitte midagi teada ei saa. Ja võib-olla vaadatakse isegi viltu, kui sa selle kohta midagi ütled või julged milleski kahelda või mine tea, äkki hakkad hoopiski küsima, et kuidas selle Lehtme kohtuasjaga nüüd lõppude lõpuks on, mis kohtuasjaga, võib-olla ta pole ju isegi, no ei tea, kui kaugel see asi on. No vaat niimoodi siis ütles Andres Raid Nõmme raadios ja niimoodi arvavad siis ikkagi tark ajakirjanik ja nagu ta on rahvusvaheline mees ja mitmete keelte oskaja ja suhtleja ja kes jälgib ka maailma ajakirjandust, jõuab sellisele järeldusele, et meil aetakse ikka suures osas udu. Aga kui me tuleme siin, vaatame nüüd koos selle meediaga ka seda, või meedias kõik see meile peegeldubki, ka meie seda sisepoliitikat ja jällegi, mida sisepoliitika ja Eesti poliitika rahvale näitab, siis on niimoodi, et hoia pead kinni. 30. aprillil lahkus Tallinnast juudiriigi pealinna Tel Avivi poole eralennuk, mille pardal oli Ukraina päritolu Artur Jermolajev, 5000 liikmelise küberjõugu ja varastajate seltskonna looja.
ta läks siis veel minema, meil televisioon näitas ka ju pilti, üks naine oli tal käevangus, kott oli tal üle õla ja tema läks ja istus uhkesse lennukisse, eralennuk telliti ja sõitis minema. Ja rahvas vaatas nüüd seesama rahvas, kes ütleb, pole hullu. Ja mida see rahvas peab mõtlema? Kokku oli see Artur Jermolajevi, see küberjõuk ja rahavargad kokku varastanud üle 100 miljoni euro. 100 miljonit. Postimees nimetab seda organiseeritud kuritegevuseks. Kuid nüüd me oleme ju võitleme organiseeritud kuritegevuse vastu. Pärast eestlaste uurimist, Eesti uurimisorganid, kes siin olid kapo ja prokuratuur või kes siin võisid olla, pärast seda uurimust tegi siis Ukraina mees Eesti riigile kingituse 8,5 miljonit eurot. Tegi selle ülekande ja lahkus vaba mehena ja vaatas rahvast televiisorist, kuidas suur suli, kes oli teinud kahju inimestele 100 miljoni euro eest, siis 8,5 miljoni euro see ülekande tegi eestlastele ja lahkus. Ei vanglakaristus, ei tingimisi, ei kinnihoidmist, ei no mitte midagi. Ja nüüd küsime, kuidas moodi rahvas peab sellest asjast aru saama? Kus on meie õiglus? Me räägime iga päev hommikust õhtuni rahapettustest. Üks naine kaotas 20 000, teine kaotas 5 000, kes sai seal, ma ei tea, petta sedapidi ja todapidi, kes andis ära oma auto. Ja nüüd, kui tuleb välja suure 5000 liikmega jõuk ja juhiti Ukrainast. Ja selle peamees siis sõidab juudiriiki rahulikult ja lõbutsema edasi naistega sinna siis ja naerab siis lennukis, kihistab naeru Eesti õigussüsteemi üle. Ja Postimees muidugi tuli selle teema juurde välja ja ta parafraseeris nüüd seda meie tuntud vanasõna eestast oma, et väiksed sulid rüpuvad võllas ja suured sõidavad, eks ju, tõllas, aga nüüd Postimees ütleb, väikesed sulid Eestis ripuvad võllas, aga suured sõidavad eralennukis minema. Ja Postimehe autor Hendrik Alla on tema nimi, lõpetab oma artikli otsese pöördumisega meie kandi mehe siseministri poole. Taru on ju siit kandist Põlvast pärit ju, eks ju. Ja tsitaat on Postimehes järgmine. Ma loen ette, mida Hendrik Alla kirjutas. Sisejulgeolekuga tegeleb meil siseministeerium ja siseminister on Igor Taro. Kuule Taro, kirjutab ta siis. Kuule Taro, anna mulle palun aru, millal see sinu pull lõpeb. Ma saan aru, et politsei ei pea mõttekaks uurida lihtkodaniku jalgrattavargust, aga siin võetakse kodanikelt ja riigilt suurel kiirusel ära miljonite kaupa raha, aga uurimist ei ole. Riik ei tohi Taro olla nii küüniline ja teatada, et rahvas ise on loll. No vat, ja nüüd ikkagi ma küsin, mida see rahvas nüüd mõtlema peab? Ja tuleb välja, et me elamegi nüüd ka Eestis suure hooga ja enesega, kus meie õiguskantsler nüüd on, muide tekib küsimus, eks ju. Kus meie riigikohus on, kus meie prokurörid on? Ei, mitte keegi midagi ei liiguta ja ei kirjutata ka sellest palju. See Hendrik Alla nüüd Postimees võttis sõna, aga muidu on ju kõigil suu vett täis. Miks ta ära lasti? Ja peale selle siin teadjad inimesed arvavad, kes asja paremini tunnevad, et see 8,5 miljonit ei pruugi üldse enda kannatada kätte enam sattuda, kes neid jõuab otsida, kes neid kindlaks teeb ja nii edasi. Ja tähendab, me elame tõepoolest juba uues ajas täiesti, kus vale on meil kõige suurema au sees ja varastamine on saanud minu meelest eestlaste seas täielikuks normiks. Siiri Sisask, minu üks lemmiklaulja ja siin helilooja, tema nimetas Eesti riiki juba 6. veebruaril sel ajal parajaks kaabakaks. Ma tsiteerin. Siiri Sisask ütles, see on nüüd ka jällegi Postimehest, ega me rohkem lehti polegi ju. Riik oma kodanikelt ootab seaduskuulekust. Makse tuleb maksta õigeaegselt. Valimiste korral tuleb valimas käia ja nii edasi.
No kuidagi on kõik katust mööda, aga selle katuse all on kokku varisemas. On sellekski näha selgelt, et Ukraina sõda kasutatakse ära ehk ka selleks, et meie rahvad võimalikult palju raha välja pressida. On jäämas mulje, et riigist on saamas ikkagi üks korralik kaabakas, kirjutab siis Siiri Sisask Postimehes. See oli nüüd natuke aega tagasi. Aga sel nädalal, lõppenud nädalal, eelmisel nädalal tähendab, Õhtulehe tubli ajakirjanik, ta on minu meelest väga heade materjalide autor, alati Sirje Presnalile antud intervjuus, ütleb see sama laulja ja helilooja, ja minu meelest ka selline metsainimene ja filosoof Siiri Sisask uuesti oma pettumust Eesti juhtimise kohta. Ja uus tsitaat, see on nüüd Õhtulehest. Siiri Sisask ütleb, mina küll ei tahaks praegu olla noor ja alustada Eestis oma elu. Ma ei tahaks sünnitada siia riiki lapsi, mille koolides kõik käib kõigile üle jõu ja vaesus laiutab igal pool, mille rahandusminister soovitab vaesuvatel peredel odavamatele toitudele üle minna. See on uskumatu tuimus, mis vaatab meile vastu sfäärist, milles otsustatakse ja juhatatakse meie riigi ja rahva elu. No see oli tsitaadi lõpp. Kui mina kuulan nüüd meie peaministrit Michalit ja kuulan eriti veel siis meie ülitarka rahandusministrit Jürgen Ligi, siis mul tuleb ka sama tunne peale, nagu Siiri Sisask ütleb, uskumatu tuimus valitsuse poolt rahva vastu. Ja tulebki välja, et ega me Ukrainas ju vohab see korruptsioon siin laialt, mida kogu Euroopa teab, aga ei taha nagu tunnustada, annab raha ikka juurde neile sinna, kuigi arvestatakse, et Euroopa ja Ameerika poolt Bideni ajal antud rahast umbes 3% läks korruptantide taskusse, 3% relvi müüdi maha, aga see on selline YouTube'i informatsioon. Minul neid allikaid ei ole. Aga nüüd tundub, et tõepoolest me pole Ukrainas palju paremal ja korruptsioon sööb riigi ehk siis meiega, head kuulajad, meie ühist raha. Ja sööb seda mitte ainult niimoodi, et seal lusikaga, aga ikkagi suure kulbiga. Ja eelmisel kolmapäeval toimus Riigikogus EKRE partei poolt algatatud korruptsioonivastase seaduse täiendamise seaduse eelnõu lugemine. Esimene lugemine ja esines Anti Poolamets ja tema tõi näiteid sellest, kuidas rahvusvahelised organisatsioonid teevad rahvusriikides, samuti meil siin Eestis õõnestustegevust, viiakse raha välja, samuti pidas ta kõnega või rääkis Eesti siseriiklikust korruptsioonist. Nii et meil on kerkinud päevakorda meie 35-aastase taas iseseisvunud riigi, mille kohta me alles hiljaaegu ütlesime või meie juhid ütlesid, et me pole kunagi elanud nii hästi kui praegu. Nüüd on meil tõusnud päevakorda ja vaatad kõige tähtsama punktina korruptsioon, varastamine ja siis oma ametkoha eeliste ära kasutamine, et oma isiklikku rikkust suurendada. Kuulame meilis, paneme peale Anti Poolamets rääkis korruptsioonist siis Riigikogus eelmisel kolmapäeval. Võiks öelda, et see mure ei ole sugugi uus. See küll on värskenenud Eestis selle tõttu, et pöördukse efekt on nii tugev, et kolin on kuulda väga kaugele. Alles avaldati artikkel, kus räägiti, kuidas 400 miljonit riigikaitseraha ja lepinguid suunati ilma töötajateta firmale. Siis me vaatame, et alles hiljuti planeeriti tuuleparke eraldada sinna mitu miljardit. Vaatasin, palju siis nende tuuleparkide firmadel ka töötajaid on. Üks nendest oli Tartusse registreeritud, aastakäive 30 000, 0 töötajat. Näed, tuli noolima tervet miljardit. Ehk olukord on väga tõsine ja praegu muutub iga kuuga tõsisemaks, arvestades gigantseid riigi subsiidiumid eri valdkondadele. Ja ma arvan, et varem või hiljem tulevad ka tõendid lauale, kes ja miks järjekordse projekti tegi.
No tuletame meelde värsket positiivset uudist Kersti Krachti õigeks mõistmise osas, mis näitab, kuidas võrgustikud tegid oma tööd, pöörasid riiki, vahetasid valitsusi, tegid kõik selleks, et kuulata rahandusministrit pealt kuude kaupa kontrollimatult. Keegi ei vastuta. See meenutab tõesti juba riigipööret. Mida siis muud? Et kontrollimatu laamendamine julgeolekuasutuste puhul ja õiguskaitseasutuste puhul. Me näeme, et prokuratuuri allakäik on nii suur, et selle organisatsiooniga tuleb midagi ette võtta. Samamoodi võime vaadata, kuidas Sorose fond ju võttis meil riigivõimu positsiooni. Tuletage meelde, kuidas 2003 korraldas euroreferendumi rahastust. Riik justkui delegeeris kõige tähtsama otsus rahastuse mingisugusele rahvusvahelisele fondile. Ja loomulikult manipuleeris see fond ohjeldamatult ja mõjutas Eesti riikliku kõige tähtsamat otsust valele teele, kahjulikule teele. Või võtame vähe tuntud, aga ülimõjuka organisatsiooni trilateraalne komisjon, kuhu kuulub umbes 400 inimest. Sinna peaks siiamaani vist kuuluma ka president Ilves. Vähemalt varem oli ta seal täisliige. Eesti peaministrid käivad sellise mõjuka organisatsiooni juures kohtumistel. Aga kas me saame teada, mida seal otsustati, kes sinna kuulub? Me peame seda teadma, nii nagu Jüri Ratas käis Bilderbergi kohtumisel. Me tahaks teada, kes sinna kuuluvad, mida nad teevad, mida nad otsustavad. Need teema on väga valus ja ma loodan, et me tuleme selle juurde ikka ja jälle tagasi, kuni hakkavad ka lahendused tulema. Aitäh! Ja siin kohe selle teema jätkuks küsimus, mis mind ka painab ja ma arvan väga paljusid, et kuhu lähevad need miljonid, mis on mõeldud meil kaitsekuludeks. Kas keegi annab aru, kuhu see raha kulutatakse või raisatakse, kus on toodang? Ukraina sõda kestab juba 5. aastat ja nüüd siin Kevadtorm oli see õppus, ma loen selle kohta aruannet ja see öeldakse niimoodi, droonitõrje on meil paranemas. Sõja 5. aastal, kui kogu maailm nägi, et ongi ainult droonide sõda. Aga meie kaevame kaitsekraave, teeme neid samuseid punkreid ja arvame, et nüüd sinna, kuhu me kaitsekraavi kaevasime, et vaat sinna just tulevadki Vene tankid. No miks nad peaks sinna tulema? Meil on meri, kus saab teha dessandi, meil saab teha õhudessandi, aga meile jätkub paarist raketist, et viia välja energiasüsteem ja kõik on juba siis õhtal nii-öelda, võiks öelda. Et ühesõnaga, kuhu see kaitsetööstuse raha läheb? Seal on ju ikka suured rahad ja mis kõige huvitavam, kaitsetööstuse juhtkonnas töötavad ju endised kaitseväelased, kõrged ametnikud, kes läksid siis riigi informatsiooniga eraettevõtlusesse tööle ja mitte tavalisse, vaid kaitsetööstusesse. Kuulame, mida väga tark mees Varro Vooglaid ütleb kaitsetööstuse kohta. Et asjade üldine seis on viisakalt väljendades hapu, sellest saab aimu ilmselt kõige valitsusalandlikuma meediaplatvormi Delfi hiljutisest juhtkirjast. Nimelt täheldab isegi Delfi murega, et oleme suurendanud kaitsekulutusi enam kui 5% SKT-st, mis teeb ümmarguselt 130 eurot inimese kohta kuus, mis omakorda tähendab üle 500 euro 4-liikmelise pere kohta kuus. Mõelge korraks rahulikult selle numbri peale. Rohkem kui 500 eurot igas kuus 4-liikmelise pere kohta. Niisugust koormat on isegi laenurahaga ränk kanda, nendib Delfi toimetus. Aga mitte vähem oluline kui nimetatud summa on küsimus sellest, mida konkreetset oleme ikkagi nende hiiglaslike summade eest saanud ja saamas. Olen oma kommentaarides korduvalt viidanud, et kasvav protsent SKT-st iseenesest ei ole riigikaitse kvalitatiivsele paranemisele viitav parameeter või argument. Kui isegi ettevõtte äriplaanilt eeldatakse äärmist numbritepõhist konkreetsust ja detailsust, siis riigikaitsekavad näivad olevat pigem pehmed, loomingulised mõttepaberid. Raamatupidamisest ärme parem räägigi. Ometi ei ole militaarial, humanitaariaga palju muid puutepunkte kui omamoodi käsitlus inimelu pühadusest ja puutumatusest. Täpsemalt õigustatud erandite loomine ja kinnistamine. Millal on õigus tappa võõraid ja millal on põhjendatud vajadus saata surma omasid.
Võhiklikest poliitikutest riigikaitse kõrgemad korraldajad, just nagu ka poliitilise määramise teel väejuhi seisusesse tõstetud sõjaväelased, teevad aga panuseid nagu kasiinoomaniku pojad. Kui Fortuna naeratab, kasseerin võidu sisse, kui mitte, hoiab diiler moka maas. Teatavasti kanditakse praegu sõjatööstuskompleksile meeletuid summasid maksumaksjate raha. Selles vastupandamatus tõmbes liiguvad ka kaitsevaldkonna juhtivtegijad riburada pidi suuremate padade äärde. Ikka ettevõtetesse, milliste idundamises on ise viisil või teisel osaliseks oldud ja kust nüüd minnakse teenitud priskeid dividende välja võtma. Sest sellist pöörast aega, kus riiklikud riskikapitali fondivalitsejad kingivad alustavatele ettevõtetele 10 miljoneid stardiraha, pole enne olnud. Nagu juba öeldud, on asjade selline seis pannud nihelema isegi Delfi, mille toimetus leiab, et Kaitseministeerium, aga võib-olla ka valitsus tervikuna, peaks koostama vahearuande, kust nähtuks, mida konkreetselt 5% SKT-st meil ikkagi annab. Kuidas täpselt ja mil viisil iga maksu- või laenurahast eraldatud 10 miljonit meid paremini kaitstuks teeb. Kuna tõenäoliselt on riigikaitse riigikorralduse kõige materiaalsema iseloomuga valdkond, tuleb jätta sõnasalat ja anda inimestele ümberlükkamatut empiirilist tõendusmaterjali. Kas sulle Meelis läheb korda presidendi valimine? Mõnes mõttes kindlasti, jah, ikka läheb. Kuigi ma teda ise valida ei saa, aga ikka eelistaks ühte teisele. No mina pole suurt huvi selle vastu tundnud. Nüüd on ju, meil oli ju väga hea president oli Kersti Kaljulaid, nüüd on mitu artiklit ilmunud, kuidas moodi tema ei oska inimestega töötada. Ja olümpiakomiteega hakkama ei saanud, aga riigiga sai. Vaat sellised küsimused tekivad. Aha. Aga see selleks, see pole mulle tähtis Kersti Kaljulaid praegu. Ma tean, et ta ütles, et sõna on vaba, aga no see loosung pole siis veel ellu jõudnud. Aga mind paneb imestama presidendi valimise juures ja mitte ainult mind, see skisofreeniline olukord. Meil on olemas president Alar Karis, kelle populaarsus rahva seas on 70% ringis. 70%, kallid kuulajad, see on äärmiselt kõrge arv. Kui ma toon kõrvale, et Prantsuse presidendil ja Saksa kantsler Merzil on vastavalt populaarsus rahva seas 13% ja 15%. Muide, Putinil on ka 70%. Ja nüüd tulebki välja, et miks me otsime uusi kandidaate, kui meil on olemas täiesti rahva poolt armastatud, võiks öelda, mina ei ole küll Karise eestkõneleja siin, ja viimasel ajal on ta nagu mehiseid tegusid teinud ja sõna võtnud, aga noh, ma ei ütleks, et ma oleksin tema populariseerija siin, aga minu mõelest ka, kui rahvale meeldib inimene, kui rahvas on, või kui president on tööga hakkama saanud, no miks me siis uusi otsime? Kui kõik on juba olemas, uut presidenti, kandidaati, kellel oleks 70% praegu toetust, no ma arvan, et me ei leia. Ja muide pane tähele, ega me palju enam meie juhtivate peaministrite ja siin Riigikogu esimeeste ja nende populaarsustabelid enam suurt ei avalda, sest no need on vist nii madalad. Ja sellel samal teemal Raadio 7 keskhommiku saates arutlesid ka saatejuht Janek Mägi, Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja Europarlamendi liige Jaak Madisson. Et millal siis võiks hakata mõtlema selle peale, et hoopis rahvas valiks presidenti, nagu sina tahad, ja sa kohe kuuled umbes, millal sa saad seda teha ja kuidas see õnnestub. Ja Kõlvart, Madisson ja siis Janek Mägi juhtisid keskhommiku saadet Raadio 7. Kuulame, mis nad rääksid presidendi valimiste kohta. Keskerakond tahab mingil põhjusel väga presidendi otsevalimist, et seda ümber muuta. Ja loomulikult seda on pikalt räägitud. Mehed, mul on teile lihtne küsimus, et millal mina saan valida presidenti otse? Öelge see kuupäev, kellaaeg, ma teeks seda kohe. No, kõigepealt, miks Keskerakond seda teeb? Vaata, täna on olukord, et meil tegelikult on populaarne president Alar Karis, keda inimesed toetavad. 70%. Jaa, aga erakonnad ei soovi teda valida. Ja nad soovivad valida kedagi, kes oleks nende poliitika käepikendus.
ja ma küsiks, milleks sellist presidenti Eesti riigile üldse vaja on. Meil täna oleks võimalik nagu kui lahendada probleemi väga objektiivselt ja väga adekvaatselt. Inimesed tulevad ja teevad enda valiku. Täna sellist võimalust ei ole. Kas see tekib nagu tulevikus? See kindlasti saab olema Keskerakonna üheks poliitiliseks eesmärgiks. Et kui täheseisud on õiged ja inimesed teevad õige valiku järgmise aasta 7. märtsil, mis tähendab seda, et Keskerakond saaks moodustada valitsuse. Sa lubasid tulla valitsuse liikmeks? Absoluutselt, hea meelega. Siis on kohe palju suurem tõenäosus, et Janek saab minna valimiskasti juurde ja valida Eestile head presidenti aastal 2031, kui möödub siis 5 aastat ametiaega nüüd sel aastal valitavast presidendist. Nii et augustikuu, kuupäeva ma ei oska veel öelda, tõenäoliselt peaks olema nädalavahetus, augusti teine pool, siis kui inimesed tulevad tagasi suvepuhkustelt, laupäev või pühapäev, nii et kalendri järgi tuleks üle vaata siis täpsem kuupäev, kuhu see võiks langeda, aga tõenäoliselt siis ka augustikuu teine pool 2031, kui kõik hästi läheb ja kui inimesed valivad Keskerakonda, siis saavad valida ka otsepresidenti. Vaat niimoodi, Meelis, 2031 võid sa minna rahulikult valima, presidenti ise oma käega sedeli pillama sinna kasti, juhul kui sa valid, nagu siin öeldi, Riigikogu valimistel teed õige valiku. Aga üks presidendi kandidaatide kandidaat või kandidaat, mitte veel kinnitatud partei poolt, aga üks kandidaat on juba meil olemas. See on siis EKRE aseesimees, jõuline poliitik Mart Helme. Ja kui tema käest küsiti, et mida ta hakkaks tegema, kui ta saaks äkki näiteks nüüd presidendiks. Ja tema ütles otse häbenemata välja, Mart Helme hakkaks taastama põhiseaduslikku korda Eestis. Tema meelest põhiseadus meil täies ulatuses Eestis ei tööta ega ei kehti. Nii et kuulame siis, mida Mart Helme ütleb oma tulevase töö kohta, kui ta peaks saama presidendiks. Ja tema sõnul on meil läinud üle kätte õiguskaitseorganid ja need tuleb korralega kutsuda ja põhiseaduslik kord tuleb Eestis taastada. Kuulame, mida Mart Helme ütles. Ja et ühesõnaga me saaksime selles asjas selgust, aga praegu mingisugust kontrolli ei ole, rääkimata kaameratest, mida meile igale poole topitakse, rääkimata sellest, et mitte mingil määral ei anta aru sellest, kelle kodudesse, kelle töökohtadesse on paigaldatud mingisuguseid jälitusseadmeid. Nii et see on nagu järjekordne näide sellest, kuidas põhiseadus ehk kontroll, tsiviilkontroll jõuametkondade üle tuleb taastada. Ja presidendil on siin väga suur roll. President ongi põhiseaduse kohaselt põhiseaduse toimimise üks garante, mitte ainus, aga üks garante. Plus räägime edasi ka veel võimude lahususe printsiibist, mis on Eestis täielikult hägustunud. Meil tegelikult õiguskantsler, prokuratuur ja kõik need jälitusorganid tegelikult sujuvalt teevad koostööd. Politsei teeb koostööd. Ei ole niimoodi, et kriminaalpolitsei teostaks samal ajal järelevalvet näiteks kaitsepolitsei üle ja kaitsepolitsei kriminaalpolitsei, keskkriminaalpolitsei üle. Ei ole niisugust asja, nad on kõik üks punt. Ja see tähendabki, et siin tekibki selline marinaad, kus nad kõik marineerivad ja kus toimub rotatsioon nende samade ametkondade vahel. Kes läheb politseisse, kes läheb kaitsepolitseisse, kes läheb ära advokatuuri võib-olla mingil hetkel, kes tuleb advokatuurist ära või mis iganes. Et toimub mingisugune rotatsioon, personaalia rotatsioon, kes kõik töötavad tegelikult selles samas, kuidas öelda, selle sama katuse all. Ja see absoluutselt välistab juba selle, et meil on mingisugune võimude sellise põhiseadusliku toimimise üle ristkontroll institutsioonide endi poolt. Rääkimata sellest, et õiguskantsler, vähemalt praegune õiguskantsler, väga teraselt jälgib, et tema ei jääks neile institutsioonidele, mis tegelikult Eestis võimu teostavad, kuidagi moodi jalgu. Ja
tuleme ka Riigikohtu juurde. Riigikohus on ju täiesti selgelt ideoloogilise positsiooni valinud. Võtame selle, kuidas ta andis käesolevas Riigikogu koosseisus nii-öelda enesekorralduse õiguse Riigikogu juhatusele, et sinu protseduurilist küsimust ma võtan, sinu oma ma ei võta. Nii, nüüd ma võtan viimase protseduurilise küsimuse ja kogu see töö- ja kodukord on sisuliselt muudetud kummist joonlavaks. Kui tahan, siis on nii nagu sentimeetri pikkus on 10 millimeetrit, aga kui ma tahan, siis sentimeetri pikkus on 50 millimeetrit. Vaat nii on lood Eesti maal. No Mart Helme jättis ütlemata, ühes kohas ta mainis seda ka, et meil need organite juhid ja eliit, mida mina nimetan küll nomenklatuuriks, no see on üks Eesti seltskond, käivad üksteisel külas ja sünnipäevadel ja käivad ka siis, kui kolleegi tütar läheb mehele, käivad ka pulmas ja istutakse saunas koos ja võib-olla seal sauna leiliruumis otsustataksegi ära, et kuidas moodi Riigikohus peaks järgmise otsuse tegema. Umbes selline mulje jääb, kui kuulad neid kõiki asju. Ja no paistab, et enne järgmisi Riigikogu valimisi ka suurt lootust meil ei ole. Ja ega ei saagi olla, kui pool rahvast on meil väsinud ja kurnatud, ligi 50% ja närvilised. Ja märtsikuus sel aastal, see oli nüüd tükk aega juba tagasi, mitu kuud tagasi, aga olukord on sama kui mitte hullem. Märtsis läbi viidud emotsionaalse enesetunde küsitluses selgus Eestis, et meie töötajate, inimesed, kes tööl käivad, peamised murekohad või peamine mure on vaimne kurnatus. Vaimne kurnatus, mis tuleb vaesest elust ja rahapuudusest. Ühesõnaga, perekond ei saa otsaga kokku. Ja teine suur probleem on rahval, see on 42%, puudub korralik uni ja puhkus. Nii et 48% ehk pool elanikkonnast on vaimselt Eestis kurnatud ja teine pool, 42%, mitte teine pool, aga sama siis ka, on puudulik uni ja puhkuse puudus. Ja depressiooni tunnuseid, depressioon, see on juba tõsine asi, selle tunnuseid esineb 1/3 rahvast ja ärevuse sümptomeid 34%. Kallis kuulaja, mõelge nüüd oma peaga ka kaasa veel kord saate lõpus siin, et kui meil on ikkagi pool elanikkonda vaimselt kurnatud, pooltel puudub uni ja puhkus ja üle 1/3 on veel ärevuse sümptomide all kannatab. Mis riigist me niimoodi saame rääkida? Ja nüüd tekib ikkagi jälle küsimus, kuidas me oleme siia jõudnud? Ma jällegi ei mäleta oma nooruses, et meil oleks pool elanikkonda olla kurnatud või ei saanud nõukogude ajal magada. Tähendab, küsimus tuleb välja ikkagi on meie enda riigikorralduses ja meie enda juhtimises. Vaat niimoodi ja saate lõpuks ka veel siis see meie traditsiooniline lõpumõte, mida ma tahan alati rõhutada, see on, et e-valimised, elektroonilised valimised on saatanast. Nii kaua, kui nad kestavad, me Eestit korda teha ei saa või ära kaotada. Või vähemalt enne, kui see e-valimiste üle tuleb kontroll ja nad hakatakse korraldama nii, nagu oleks, ütleme, korrektne ja ilus oma rahva suhtes. Enne me ei muutusime Eestis mitte midagi, kui e-valimised on muudetud või kaotatud või kontrolli alla pandud. Ja Eestis uurimused näitavad praegu, et see protsent, kes tahab minna sedeliga valima, üha kasvab. Ja paljude meelest on e-valimised pettus ja mina lisan juurde veel ka saatanast. Vaat nii, need olid mõtted, mida ma tahtsin tänasel päeval siin välja öelda. Vähemalt üks kuulaja on meil olnud, see on Meelis Käo, kes istub üle laua siin ja on sunnitud saate ära kuulama. Aga sellised mõtted olid ja ikkagi ma soovin, et pole hullu, kasutame siis meie vanasõna ja ütleme kõikidele, et jällegi head kuulamist tulevikus. Ja lõpuks ka muusikat
väljas on ilus sirelite õitsemise aeg. Kuulame siis täna, eestlastel on see laul hästi tuntud ja mitmes esituses meil olnud. Täna kuulame natukese vähem levinud esitust. See on siis maailmakuulus laul Kui õitseb valge sirel. Ja selle helilooja on Kurt Wiedmann või ka Kute Wiedmann. Tema elas 1906 kuni 1954 ja oli Saksamaa suure orkestrijuht ja džässmuusik. Oli ka natsipartei austaja ja natsiliikumises kaasalööja. Pärast ta sellest küll loobus ja tõmbus kõrvale, aga see praegu ei puutu asjasse. Kuulame siis seda ilusat laulu Kui õitseb valge sirel ja see aeg ongi meil praegu kätte jõudnud. Kahju, et ta nii lühike on, aga naudime, kui me näeme õitsevat sirelit. Ja meile esitab selle laulu täna ka harva viimasel ajal mängitud või niimoodi laulda lastud eetris Maie Tõnso, siis kui valge sirel õide lööb, laulab tema. Kõike head teile! Siis kui sirel valge õide lööb, ilusamaid laule laulanöös, ühes koos seal joome sireli ja loome, muinasjutud tõeks kõik maa peal loome. Siis kui sirel valge õide lööb, igatsus ja lootus hinge jääb, tantsutuju jalges õetavad palge. Siis kui sirel valge õide lööb, kevad, 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 mil ükskord saabud sa. Kevad, 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 sult õnne ootan ma. On väike ja ühtaegu suur soov, kuid sellega öelda kõik. Sa soojust ja vaatust vaid endaga too, et unistus täituda võiks. Siis kui sirel valge õide lööb, ilusamaid laule laulanööb. Ühes koos seal joome sireli ja loome, muinasjutud tõeks kõik maa peal loome. Siis kui sirel valge õide lööb, igatsus ja lootus hinge jääb, tantsutuju jalges õhetavad palge. Siis kui sirel valge õide